mõtleb. Tervist. Tere, oleme jälle laivi minemas. Jah, siin tundub, et saime siit ka seekord kohe laivi, nii et all good. Nagu ikka, läbi mitme võimaluse saab rohkem jagada. Mina Oskar ja Martin. Kaamera on seal, ma vaatan arvutit kogu aeg. Aga alustame siis ikka nagu ikka, et räägime kõigepealt loopargist. Et see maagiline kuupäev november on käes, aga umbes 10-15 päeva äkki veel ja tegelikult ma polegi nüüd see nädal arendajaga rääkinud, et saan täpsema kuupäeva, millal saame äkki juba minna sinna koha peale. Kõik, kes huvi tunnevad, siis saame ära korraldada ja siis saab tajuda natuke suurusi, ruume ja kõike muud. Et seal on esimesed seinad kindlasti juba püsti ja siseseinad just. Ja kõrgusi ja kõike saab. Jah, täpselt. Ja saab koridorist ülesse minna, et ei pea mööda tellinguid ronima, et enne oli lihtsalt nagu ohtlik tavainimesele selleks, et pole mõtet ronida siin. Täpselt. Aga mis meil seal loopargis on, kes täpsemalt teada tahab, siis see on Tallinnast 12 minutit Loo alevikus täitsa seal südames 9 katuse korterit siiani veel saadaval. Ise teame ja usume, et see lähebki siis ära, kui nad kõik on tegelikult valmis. Kohalikud on hästi palju huvi tundnud ja on väike investorid. Ja kui keegi tahab kohe osta, siis mul on naaber majas 20 korter tuli müüki. Yeah. Samasugune see 2 meil saab ka kohe osta. Loopargis saab ka kohe. Aga meil saab kohe, seal saab hakata elama ka nagu lähiajal. No. Samasugune 40 ruudune korter. Ma pigem eelistaks uut. Katuse korter. No jah, ega ongi uus ja see on jah seal renoveeritud küll, aga maja on aastaid tagasi renoveeritud. Selle kollase majaga lihtsalt see, et seal on dokumentatsiooniga jama. Seal ühistu tegeleb jah selle. Viimased 10 aastat tegeleb juba. See maja on umbes 20 aastat rekitud. Või 15. Aga see selleks. Loo on äge koht. Kusjuures meile just Martile potsatas postkasti Loo alevikus. Kellel palju raha on, tahab selle kuhugi ära matta, siis meil on üks väga hea kinnistu. Heas mõttes, et see ei kao kuhugi. Paigutada, okei. Sellepärast, 10 aasta pärast saab ikka seal arendama hakata. Fakt on see, et see on nagu, ma ei räägi ainult Loo alevikus praegu, vaid see on, ma arvan, Jõelähtme valla üks parimaid arenduspiirkondi, et kui me räägime Loost üleüldiselt, siis ta on väga hea asukoha peal, väga hea infraga juba, ta on linna hästi lihtne minna. Ja kui mõelda see kinnistumis sealt just läbi jooksin 27 hektarit suur segahoonestused, elumajad, kortermajad, kõike. Kontoreid. No sinna tuleb detail nii teha, aga see on hästi suur maala ja tegelikult see pole nagu niisama naljaga pooleks, see on 27 hektarit. Küsige, kui huvi on. Ja täna me tahtsime ka arendustest rääkida ja tahtsime rääkida ka mingitest natukene riskantsematest võimalustest osta endale mingi korter kuhugi. Sa siis räägid ise pärast Paetänavale. Pildi peal juba on, aga jah, mida täna ei ole, aga pildi peal on jah. Ja siis tegelikult mina tahtsin kõigepealt teha kokkuvõtte sellest, et ma käisin välismaal, ma käisin Lätis. Kusjuures ma käisin Lätis niimoodi, et mul ei olnud ühtegi dokumenti kaasas. Ainult mobiiltelefon. Selleks, et ma jätsin oma rahakoti teise jopetaskusse. Ja muide kaart ja kõik asjad olid seal teises jopetaskus, seda ma avastasin juba bussis. Ja ma mõtlesin, et kui ma Riiga lähen, siis tegelikult piiri ei ole enne nagu kontrolli, et loodame, et veab. Aga siis mul tuli meelde, et me läheme juba hotelli. Hotellis tegelikult tahetakse alati dokumenti. Rahvastikuregistris saad võtta selle. Sa oled teises riigis kedagi huvita see Eesti rahvastikuregister. Sa saad näidata dokumenti. Ei huvita tegelikult. Ja siis oli hirm suur. Saab läbi. No ma saingi läbi õnneks. Ma ei oleks muidu hotelli saanud, aga siis oligi see, et ma tegin selle nagu common sense, et läksin hotellis siis sinna receptionisse ja ütlesin, et tere, et siin on minu see interaktiivne ID-kaart, et meil Eestis enam füüsilisi pole. Okei. Aga teeme siis nii, et ja siis ta küsis veel mult, et kas teil passi või midagi muud ei ole. Ma ütlesin, et kahjuks ei ole, et mul on ainult see. Ja siis ta ütles, et okei, ma seekord, kuna sa oled Eestis, ma teen seekord sulle erandi, aga palun järgmine kord tule koos dokumentidega. Selleks, et tegelikult see ei kehti teistes riikides. Et ei, see ei kehti. See ei kehti. Nii lihtne ongi, see ei kehti tegelikult. Ja tegelikult oli hea point, mul ei olnud ka kaarti, pangakaarti. Et kui moblaga midagi juhtub, siis sul ei ole raha, siis sul ei ole dokumente ega mitte midagi, nii et tasub ikka kaasa võtta.
aga ma sain need 3 päeva seal käidud. aga mis ma seal Riias tegin? Me käisime kinnisvara seltskonnaga, kes on niisugune väike investorite grupp, meil on niisugune oma punt ja see on Peeter Pärteri korraldab seda ja veab seda juba aastaid. ma olen seal juba 4 aastat olnud. et seal on, ja seal ei ole nagu ainult mingid väiksed tegijad, vaid seal on ikkagi inimesi, kellel on, ma ei tea, sadades ja mõnel on 30, 40, 50 ja mõnel on 1 ja et hästi lai ampluaa on nagu erinev objekte jah, nagu üürikinnisvara ja kes on võib-olla üldse teeb väikest viisi arendust ja kes tegeleb üldse metsa ja ärimaadega ja nii edasi. et seda know-how'd seal sees on hästi palju ja see on tore, et seda inimesed nagu vabalt jagavad ja saab ühiselt nagu asju teha. Silmaringi avardamiseks ja siis me käimegi niimoodi väljasõitudel, seekord läksime siis Riiga ja minu eesmärk sinna kaasa minna oli see, et kaugelt tundub kõik nagu suur kuld, on ju, et lihtsalt natuke rohkem aru saada sellest, et kas siis päriselt on suur kuld või on tegelikult selline, et eemalt tundub kõik rohelisem, kui ta tegelikult on, on ju. Ja võib-olla ma räägin nendest 2 päevast hästi nagu niimoodi natuke kokkuvõtlikult, mis mina nagu sealt enda jaoks välja lugesin, et see kõik, mida ma praegu nagu avaldan oma nagu nägemust ja arvamust, mis mul kujunes, siis see ei ole nagu tõde, ainult tõde, on ju. Igaüks peab tegelikult ikka oma selle eeltöö ise ära tegema. Aga suures plaanis kõige esimene külaline oli siis tegelikult Ponava meil, kes on Riias siis tegelikult suurim arendaja, Lätis üldse, elamuarendaja. Et neil on seal ikka metsikus koguses tehtud ja teevad ka. Ja käisime neil ühes valmisprojektis, mis on tegelikult juba pooleldi müüdud. Maja oli valmis, me saime sinna täitsa minna ja kõik vaadata, katsuda ja näha. Ma tegin storysid ka. Kaua siis müük on läinud? Kaua on müüdud? Kusjuures see on nagu huvitav, et Ponava rääkis niimoodi, et mõne objektiga läheb kiiresti, aga enamasti on ikkagi see, et see müügiperiood on aasta-2. No tegelikult pigem isegi rohkem kui aasta. Et noh, seal viimased korterid olid 2 nagu ehitusest alast, nagu see eelmüügist kui eelmüük algas, siis niisugune 1,5 aastat. Kui viimane korter on müüdud üle antud. Mingil perioodil oli meil nagu kiirem, aga täna on see nagu normaalsus. Seal on kiiremini ka müüdud, aga niisugune keskmine on ikkagist, et see, et sul üks objekt müüb kiiresti ära, siis see ei tähenda, et kõik müüvad. No see, kus Ponava teeb sadades neid korterid, on ju, et seal on mitu maja, et ma ei saa rääkida palju ühes on sul 48 siis, aga tegelikult kui need on 8 tükki, on ju, siis löö ise kokku või 5. Järjest ehitavad või etapikaupa ikka, et tehakse etapikaupa. Et kõik arendajad teevad ikkagi suuri maalasid etapikaupa ja kaasa arvatud Ponava. Me käisime neil kontoris külas ja siis oligi meil oli ka Luminor Pank seal kohalik siis Luminor, et tegelikult ma tegin seda story, aga võib-olla siin on ka huvitav teada, et kõige suurem vahe nagu miks täna võib-olla esiteks kui sa sõidad Riias ringis, sa näed, et kõik majad on lagunenud, on ju. Ja miks see tegelikult nii on see, et esiteks seal ei ole ühistud selliselt toimivad nagu meil Eestis, et niisugune common sense, et kui sa kolid kuhugi, et on ühistu ja on ühistu esimees ja kõik korraldab ja või on, et seal on lihtsalt nagu esiteks seal ei ole seaduslikult see üldse nõutudki, et see ei ole nagu ja seal pidigi olema nii, eile näiteks Collieri siis olime külas, siis seal pidigi olema nii, et haldusettevõtted teevad korteri omanikega eraldi kokkuleppeid nagu, et seal ei ole ühistuga tehtud, nagu ühistu tellib ja siis kõik maksavad, on ju. Et siis korteri omanikud võtavad arvamuse kokku ja ei võta arvamuse kokku, vaid sõna otseses mõttes on niimoodi korteriga teeb haldusfirma. Me räägime vanades sovi, et unioni kortermajadest on ju, et uusarendustest tegelikult samamoodi täna me küsisime ka seal ühistudi tegelikult arendaja ei pea looma ja ei teegi, et noh, võib-olla ta paneb mingi halduse peale ja toimib nagu see asi veits paremini, aga see ei ole kohustus kuidagi, et ja noh, me käisime erinevatel, siis tegelikult mitte keegi seda arendajatest täna seal tegelikult ei pea pakkuma ja nad ei paku ka, et meil on mingi ühistu ja siin on kuidagi parem. Et kuidas see lõpuks nagu välja kujuneb, siis eks siis majarahvas ise otsustab, on ju. Aga Ponava teeb lihtsalt toodet. Ponava eesmärk, noh, ta nagu Eestiski, on ju. Ta teeb ju tegelikult sellist, nad nimetavad seda ökonomi klassiks, ehk siis nagu see sama, kes lennukis taga istub. Päriselt pidi koos. Kvaliteetset ja korralikku. Kui sa tead Eesti standardit, mida täna Eesti arendajad nagu juba see ei pea premium olema, aga nagu meie standard on umbes see, et igal majal on soojustagastusega ventilatsioon, mingid siuksed väiksed asjad. Jah, näiteks, aga seal ei ole, et seal on nagu
Ponaval on ökonomi klassis on alati radikad, et seal ei ole põrandakütteid. Näiteks ei olnud ühel majal, mis oli juba veits ammu varem tehtud, ei olnud ka vannitoas põrandakütet näiteks. Nagu ei olnud pandud nagu. Et ei saa kasutada, jah. Ja isegi elektrikütte võimalust ei ole nagu loodud, et lihtsalt ei ole. Aga uutemas on ja siis mingid suksed väiksemad asjad on näiteks, et ongi see soojustakastusega ventilatsioon ei ole ja siis üks kortermaja, kus käisime näiteks on common sense, et ei nõuta või panda siis kööki kubudele sundventi väljatõmmet, vaid on söefilter ainult. Söefiltriga see nii ehitavad seda ligas ka vahepeal. Jah, aga see on tegelikult puhas raha kokku hoida, selleks seda nagu võitu saabki, on ju. Jah, raha kokku hoida. Ehk siis see oli selline esimene, kus me läksime. Ja see Ponava, ega ta ei jäta halba muljet, kui sa lähed ja uus maja, ilus, kõik on korras, üks oli sisustatud näidiskorter, väga ilus oli, mulle nagu mõnus tunne oli seal, suur rõdu oli ja mõnus. Aga see maja nägi välja samasugune umbes nagu sul Lasnamäel kunagi oli üks roheline. Mäletad, ma ei mäleta, mis firma see oli. Jah, seda jääb. Aga igatahes, sama õudne. Et ilusad majad ümberringi ja siis on nagu... Jah, siis oli üks siuke, see on natuke tumedam, aga ta oli suht sarnane. Kõik olid sellised tumedad siis? Ei, see, kus me viidi, see üks oli, jah. Rõdud olid nagu kõigil panipaigad. Kõik, jah. Hinnad on seal niimoodi, et ma jõuangi selle hindade juurde ka, et asja point on võib-olla see, et miks ma nagu tahangi öelda, miks mulle endale väga meeldis seal käia, on see, et sul on sisenemisbarjäär on nagu madalam, ehk siis seal on see ruutmeetri hind ikkagist, ütleme, Ponava arendustel hakkab 2400, 2300, sealt kandist hakkab pihta, läheb sinna kuni 2700-800 on nagu selline ökonomi klassi see vahemik on ju, 2400, 2700, aga oleneb siis korrusest ja mis sa siin võtad ja nii edasi. Ja see on nagu äärelinnas, see ei ole kuskil Riia kesklinnas on ju, et ja siis ja 2 ja 3 hinnad siis on? No näiteks tegin jällegi story't ka, siis kahene selles ökonomis maksis 132 tuhat. No siis ta on ikka 20% odavam kui Eestis, ütleme. Jaa, ta on, aga kui sa nüüd võtad premiumi, siis tegelikult see käpp läheb aina väiksemaks, et ma jõuangi selleni. 10% väiksem, jah. No tegelikult isegi oli niimoodi, et ma kohe toon hea näite, ma ju ise ostsin, olen ostmas, aga võidan tehtud Raemõisas korteri, mille hinda mul kokku lepitud on ju 245, täpselt sama suur 4-toaline ja tegelikult siis me käisime viimasena külas ka Hepsoril eile tema erinevatel projektidel, mis on premium klassi, ehk siis Hepsor teeb tegelikult enamasti ainult premiumit ja natuke peale on ju, et ehk siis sa kohe tunnetad selle ära, seal on suured näiteks korteri uksed, huge, päriselt, need olid 1,10 laiad vähemalt, need ei ole isegi need on ikka suured ja nad on standardist kõrgemad, mis mulle nagu meeldis. Et siseuksed jah, korteri siseuksed. Mitte korteri sise, vaid välis esimene uks. Hästi suur. Okay. Ja trepikojad on, disain on ikkagist nagu tuntav, et see on nagu erinev ja kallim ja kvaliteetsem ja siseuksed ka muidugi on nagu täis puidust, täis parkett on maas, ei ole laminaati enam on ju, siis see musta gamma hästi palju on ju kõik segistid, natukene seda rõhku tuua välja ja niisugust kontrasti luua, et see kõik mõjub. Ja nemad tegid sellist, et me käisime ühes täiesti nagu linnast väljas, siuke ma nimetaks nagu 10-15 minutit sõitu, ma piirkondasid ei mäleta neid linnaosasid, aga need on nagu justkui siis nende poolt valitud ja need on nagu justkui head. See projekt, kus me teisena käisime, oli täitsa nagu valmis juba ammu, paar aastat tagasi valmis saanud, aga seal oli siiani 2-3-4 korterit müümata. Üks oli see 4, mille hind oli siis 2-3-4 näiteks, ainult 10 000 odavam. Ruutmeetrid on samad. Samad, täpselt. Ja, see kontrast ja selles mõttes on sama. Ja kui sa tuledki nagu selle juurde, et või Lätis või siis Riias ja Lätis tegelikult on kõige suuremad arendajad eestlased nagu. Ja seda on juba aastaid räägitud. Ja tegelikult miks sinna minnakse, siis nagu ma suga enne rääkisin, ei ole ainult see, et seal on odav, kuigi see on nagu ka kindlasti üks põhjus, et seal on see sisenemisbarjäär odavam. Eestis on nii palju valmis ehitatud ka, et maalapp peab olema kuhu teha, jah, täpselt. Et seal on seda vaba maa-ala, kuhu nagu kortermaju või ridakaid või maju, kes iganes mida arendada tahab, nagu on hästi palju. Ja seal on kõige suurem erinevus ikkagi see, et kui meil Eestis võtab siin suurte kortermajade projektide
algatamine üldse nagu detailplaneeringust, on ju, siis ja võib võtta aastaid 5-10-15 on ju siin, või siis ärikinnisvaras lausa 20 aastat, nagu me teame, on ju, siis seal on see, et piirkonniti ei pea iga kord detaili tegema, vaid on tsoneerimise järgi. Ehk siis see on siuke huvitav sõna. Ma alguses ei jätnud seda nagu meelde ja siis ma nagu hommikul isegi ei mäletanud seda sõna, aga tsoneerimine piltlikult öeldes tähendab seda, et kui üldplaneering on juba ette näinud, et seal on elamumaa, siis sa võid siin ehitada ükskõik mida, sa ei pea nagu hakkama selleks algatama detaili, kui sa tahad kortermaja ehitada. Et siis sa võidki ehitada sinna kas kortermaja, ridakaid, maju, you name it. Kõik, mis läheb elukondliku kinnisvara alla. Sa võid põhimõtteliselt ise otsustada nagu ja siis teed eskiisid ja lähed esitad ikka nagu linna ja kooskõlastad ja nii edasi. Aga see protsess lihtsalt võtab seal nagu erinevad firmad erinevalt on öelnud, aga oma projektidel parimad kiirused olid seal, Bonava tõi välja, et ostust kuni ehituseni 1 aasta ainult suured kortermajad. Et Eestis sukest asja ei juhtu, isegi kui see on nagu põhimõtteliselt valmis detailplaneeringuga nagu. Ametnikud läheks hulluks vist. No lihtsalt ongi ja lihtsalt see kiirus on seal meeletult parem ja muidugi mis seda saab ka paremini prognoosida kõike tegevusi ja hinnastamist ja kõike muud nagu oma tegevust. Absoluutselt ja mis see nagu põhiline faktor, mis seal seda toetab ka, on siis see, et tegelikult täna on nagu Lätis ümbrikupalgad ära kadunud suures osas, et nagu ikkagist inimesed saavad ametlikult palka. See on hästi kõvasti tõstnud inimeste võimekust laenu saada, et see on nagu ju pankadel üks kriteerium, et sa pead ametlikult palka saama, on ju. Et mitte, et seda seal üldse ei oleks enam täna, aga lihtsalt see on tuntavalt paremaks läinud ja läheb ilmselt ajas veel. Et see annab nagu võimaluse noortel, kes sealt Soviet Unionitest tahavad ära tulla. Pigem ongi need noored, kes otsivad nagu seda, et kui neil võimalus on, et siis nad tahavad uut kinnisvara. Aga nüüd, kui Riia kesklinnast rääkida, siis oli äge, me käisime ka Invego Reterra neid arendusi tutvumas seal kontoris ja siis käisime, pimedaks oli juba läinud. Aga me käisime ühe projektil nagu, mis on seal, kõik korrused ei olnudki valmis, see oli lihtsalt kinnine ehitusplats, aga me saime seal olla ja siis Invego poolt siis üks esindaja, kes seal neil kontoris oli ja viitsis meid vastu kenasti, ma ei mäleta nime enam, Arasmus oli noormees. Ja seal ei ole ka nagu aastaid ju niimoodi palju juurde ehitatud uusi asju. Ei ole. Puudus on uue järgi ju. Täielik puudus, aga Colliers näiteks tegi kokkuvõtte, kus me olime siis kõige viimasena siin viimasel päeval enne kui hakkasime tulema. Nemad on siis ärikinnisvara rohkem sellised edasimüüjad ja ka elukondlikus, aga nad müüvad nagu projektipõhiselt, et nad ei müü ühte korterit, vaid nad müüvad nagu terveid maju, et investoritele edasi ja nii edasi. Aga nemad ütlesid, et tegelikult nende andmed näitavad, et ikkagi see uusarenduste osakaal on täna ainult 20%, mida müüakse uusarendusi ja siis 80% on ikkagi järelturg, mis teeb tehinguid. Kui suur seal tundub olevat see vanema kinnisvara ja siis uue kinnisvara vahel, hinna vahel? See käpp on meeletu. Nagu, seal on niimoodi, et oleneb millega võrdled jälle, et kui see on Soviet Union, mis on seal Riia kesklinn täis seda, siis see on nagu jama, aga kui sa räägid nendest Jugendstiili kortermajadest, mis on ka korda tehtud, et seal on hästi oluline vahe see, et kuna seal ei ole neid ühistuid, siis seal on hästi raske maju rekkida. Põhimõtteliselt seal on, nad viskasid nalja, Luminori pank ütles ja Bonava juht seal, kellega kohtusime, ütles seda, et terve Riia peale on 7 maja ainult rekitud. Kuidas on siis elanikud võtavad ise mingi vastutuse siis? Ei, nad ei võta midagi, nad loodavad, et riik teeb ära lihtsalt. Seks nad on harjunud selle neil on teine mentaliteet. Et kes teinud on, siis on kõik lihtsalt mingi raha. No seal on ilmselt ikkagi saavutatud mingi kokkulepe ja mingi ühistu taoline toode on loodud, et teeme ühiselt ja. Et seda saab seal luua, aga see ei ole kohustuslik, vaata. Ja oligi huvitav, et tegelikult mina sealt nagu pikkisin välja selle, et mis ma veel tegelikult öelda tahtsin, et mulle isiklikult meeldis kõige rohkem tegelikult oli Hepsari tooted olid täitsa okei. Aga nagu disain ja see uudsus ja selline, ma ei ütle, et luksuslik, aga selline äge ja julge võib-olla oli ikkagi Invego ja Reterrale. Need, kes teevad seal, et neil on ka lihtsalt neid projekte me nägime ka ekraani pealt ja siis nägime päriselus, siis me käisime seal koha peal, siis seal oli ikkagi nagu see, et 6-meetrised laed, loft-stiilis kortereid nagu pakuvad, et sellist nagu julget toodet, et seal ongi see ruutmeetri hind ka kõvasti kõrgem, seal 3300 hakkab,
kuni seal 4000-ni välja, isegi rohkem. see oli siis luksuslikumat siis nagu? See ei ole nagu, ta ei pea olema nagu luksus, aga ta on nagu erisugune, ta ei ole nagu tüüpkorter lihtsalt, näed, tule võtta kõrged laed. Üheski teises projektis, kus me käisime, nii Epsoris kui Ponavas või mingi ettevõte oli veel, kellega kohtusime. Aga keegi teinud näiteks 3-meetriseid või kõrgemaid lagesid. Kõigil oli see standard 275 ja let's go. Noh, vorbitakse seda tavapärast. Kui uuem maksid siis 130-140 000, palju siis see on siis valge karp on ju? Ei, mõnel oli köök sees, mõnel ei olnud. Et hästi erinev on. Ponaval oli näiteks 2-toaline 133. Siis kui me läksime Hepsori tootesse, siis seal maksis 30 ruudune 127. Ehk siis nagu Eesti hind põhimõtteliselt. Jah, noh, tegelikult ongi. Et Eestis sa saad ka ühes stuudiokorteri 30 ruuduse 130-ga saad kätte juba vabalt. Vabalt saad Tallinna kesklinnas. Aga parkimiskohad ja kõik need tuleb nagu läbi rääkida, ainu. Et seal on samamoodi, et tavaliselt tuleb juurde, aga noh, kui saad, äkki saad küsida alla. Aga täna seal ikkagi läheb hästi, arendajad usuvad, et see võimekus makselis tuleb kogu juurde, inimesed tahavad vahetada ikkagi oma halvakodu uuema vastu. Ja tegelikult tehakse edukaid ka siis rotatsioon toimub ikkagi ühtemoodi, et vanas ostetakse sinu oma päris kiiresti edukalt ära. Võetakse laenu juurde ja siis minnakse liigutakse edasi. Aga kommunaalarved, kuidas midagi? Uutes mõtled või? No see on nagu ikka arvutuslik, seda tegelikult keegi ei oska sulle öelda. Tundus, et nende kommunaalkulud on odavamad, kallimad, ei olnud jutuks? Tead, meil ei olnud niimoodi konkreetselt ühegi korterpõhiselt jutuks. Ma küsisin küll, näiteks Ponavas oli see 3-60 ruutu, hind oli 186 000, on ju. No see, jah, aga see ongi ökonoomi klass, on ju. Ponavas oli see kole roheline maja, millest ma rääkisin. See ongi odavam. Eestis on kahene, jah. Et ei noh, see ei olnud enam Riia kesklinnas ja see oli 3, Eestis ei ole 2. Seal on 160, et ütleme jah, et see ökonoomi klassis on see tuntav vahe hästi palju, aga kui sa lähed nagu vähe luksuslikumaks, siis hakkad nagu Eestiga võrdlema, siis tegelikult see sisenemisbarjäär ei ole nagu 40% odavam. Ta on nagu võib-olla 20-15% odavam. Et noh, lõppkokkuvõttes, kui sa tahad head toodet saada. Üürinad on nagu ühesõnaga ma arvutasingi välja, et enamus arendustes, uusarendustes, kui sa ostad, on tootlus ikkagist 5-6%, mida sa saad Eestist ka, kui sa hästi ostad ja oskad läbirääkimisi pidada täna. Kui me räägime Riia kesklinn ja Eesti kesklinn, et nagu Tallinna kesklinn, et tegelikult sa leiad, et noh, sa pead otsima, aga sa leiad. Maht, mis seal täna on niimoodi, et seal on 1900 korterit valmis ja müügis ja tegelikult 4500 umbes on tulemas kokku nagu kogu total see supply, mis nagu luuakse. Mitme aasta peale nad siis plaanivad? No ma ei tea seda, mul on see nii meeles, aga lihtsalt see on see, mis on paberil juba kinnitatud ja läheb töösse nagu. Tohutu maht, aga noh, lätlasi on ka nagu rohkem on ju. Et ja tegelikult täna, mis veel huvitav fakt võib-olla investoritele, väikeinvestoritele, et seal elamuturust rääkides kogu aeg, siis seal ikkagist neid professionaalseid üürileandjaid on hästi vähe, et kogu linna peale on tegelikult siis niimoodi, et 9000 ja peale natukene oli neid tavalisi omanikke, kes omavad lihtsalt mingit hoonete kompleksi, nad on kas pärandiks saanud või siis ostnud selle, nad ei tegele sellega professionaalselt, mõned majad on tühjad lihtsalt. Et Riia on tegelikult ju ehitatud kunagi miljoni linnaks nagu ja seal on väidetavalt siis nagu stiilis 1 miljon korterit, aga tegelikult seal elab nagu täna umbes 600 000 inimest on ju. Et kas siin 400 on siis tühi, seda ei osanud keegi öelda, aga lihtsalt miks see vahepeal juhtus, et Riia linn nagu jooksis veits rahvast tühjaks, oli see, et tegelikult kui suur kriis oli 2008, siis inimestel, seal oli räige kaardimaja kukkumine. Riia ei ole siiamaani oma hinnatasemelt mõnes kohas jõudnud sinna tagasi, kus ta oli siis, kui oli tipp 2008-2007 kinnisvarahindades jah. Ja see on siiamaani mõned on nagu jamas. Ja need võlad ja laenud olid inimestel koormustena nii suured, et mindi välismaale tööle. Et mitte ainult Eestisse, vaid mindi UK-sse või kuhu iganes. Et oma laenusid ära maksta. Ja see viis nagu Riiast. Aga tegelikult täna nagu ongi see, et kõik nagu on tervislikult paigas. Et Riias on küll inimesi vähe, aga tegelikult nad näevad samamoodi, et ümber Riia nagu inimestele meeldib natukene Riiast 10 minutit väljas elada. Et mingid kindlad piirkonnad, mis inimestele meeldib ja arendajad ka tegutsevad seal täna. Täna on ka Läti majandus
juba paremal tasemel kui Eesti ja Leedu on veel paremal tasemel kui Eesti. no ma ei tea, meile näidati neid graafikuid igasuguseid, siis seal oli ikkagist fakt see, et Eesti ja Leedu on suht same. Leedu isegi mõnes kohas natuke eest ära, kui me kinnisvarast räägime. Aga üldises ei ole kuidagi nagu Läti parem. Mida ikka räägitakse, et Leedul on kõige parem. Ei no Leedul jah, Läti on kuskil, kui me räägime kinnisvara nagu võrdluses, siis ta on põhimõtteliselt 3 korda maas meist. Kinnisvara küll jah. Et me mingid siukseid majanduslikke näiteid makroökonoomiliselt seal nagu ei arutanud, et see meie jaoks oli see oluline, see kinnisvara teema. Aga mina enda jaoks lõppkokkuvõttes tegin nagu sellise kokkuvõtte endale, et lihtsalt jagada teiega. Airbnb turgu seal ka on. On ikka ja seda tehakse ka, aga mitte nende teadaolevalt mitte liiga palju, et aga see on hea küsimus tegelikult, tuleb meelde, et Collier siis tegelikult neile räägiti, et seal on hotellindus hästi nõrk täna, kuna see hinnatase on hästi madal sellest samast koroona ajast peale. Aga see vaikselt taastub, aga tegelikult Airbnb kortereid on tipphooajal umbes 1900, Riia kesklinnast räägime kogu aeg. Et selles nii-öelda Riia tsoonis ja madalhooajal 1300, mis tähendab siis talve, kus ei ole turiste nii palju. Ehk siis 600 korterit niimoodi vakantselt liigub üles alla kuidagi. Kesklinna hotellid nüüd küll odavad olnud, kui me seal käisime rattamatkal. No ma ei tea, mina võtsin näiteks 4-tärni või 5-tärni hotellis olime 2 ööd, 3 päeva, hommikusöök sees, maksis 135 €, see on ikka ropult odav. Väga odav jah. Noh, Tallink seal kõrval maksis 190, et see ei ole ka kallis 3 päeva eest, 2 ööd. Et tegelikult keskmine hind pidi jääma, oleneb muidugi hotellist ja toast, mis sa võtad, aga see rahvamass, kus käib, on 55 kuni 75 € või 35 kuni 65 € ööpäev, et see on nagu väga odav. Et hotellidel on ikkagi seal raske ja tegelikult Airbnb pakub väga tugevat konkurentsi hotellindusele. Et see on nagu teema. Aga kindlasti tasu Riias samamoodi Airbnb seal, eriti kui sa oled eestlane nagu, kus kohalik, see on teine teema, siis sa tead igat nurka ja kuidas teha, aga kui mõelda, et sa ostad ühe korteri, teed seal Airbnb-d, siis ilmselt nagu ei tasu ära sulle, sellepärast et aga nüüd inimesed küsivad, tasub siis nagu see parem osta sinna uus korter või Eestisse uus korter nagu? Ühesõnaga kokkuvõte, mina tahan kokkuvõttes öelda, et kui sul on tegelikult tootlus nagu suurus samas protsendis praktiliselt 5 või 6, mis vahet siis sellel on? Aga nüüd ongi see väärtuse tõus, et mina nagu isiklikult võtan loogiliselt, et ega kui majandused kasvavad, siis Baltikumis kasvavad nad nagu suures plaanis igal pool, et Eestis kasvab, siis kasvab Lätis ja Leedus ka onju. Aga kui ega ei juhtu nii, et Leedu ja Läti nüüd või see Eesti ja Leedu jäävad seisma ja Läti paneb üksinda nagu ei ole sukest asja, et kui läheb hästi, siis läheb Eestis ka hästi ja tõusevad samamoodi siin need kinnisvara hinnad, seks et need on ka langed siin onju. Ehk siis ainuke erinevus on see, et sa saad põhimõtteliselt siis Riias, mis mina nagu leian, et sa saad uus arendusse osta sama hinnaga, mis ostad täna nagu teise järgu kinnisvarasse siin Mustamäel, et see ruutmeetri hind on niimoodi ehk see sisenemisbarjäär uute arendusse on odavam. Et aga tootluse mõttes on see sama ja kapitali keib, võib-olla on kiirem mingi hetk nüüd, kui see buum hakkab seal pihta natuke rohkem. Seal ikkagi võib-olla 5-10 aastat ütleme siin vanema, seal ikkagi päris uue. Jah, täpselt jah, see ongi see erinevus, et sa saad ikkagi selle raha eest, mis sa täna siin ostad vana, siis seal saad uue. Ja seal seda nõudlust ju aga tootlus on sama nagu üüritootlus. Kui nõudlus hakkab rohkem kasvama, siis ju peaks hinnad ka seal rohkem kasvama. No see on see lootus, muidugi, see on see lootus jah. Kogu aeg, kuna hinnad on nii kõrged ju. No see on see lootus jah, et aga see, et Eestis täna on väga suur, nõudlus on vähene, minimaalne praegu ikkagi. Ja mille alusel ta peaks tõusma? No mille alusel ta peaks kohe Riias hullult tõusma, et üks hea asi, mida Luminor ise ütles. Laenuvõimalused, inimeste majanduslik tase on paremaks läinud. Üks oluline asi, mida ma jätsin enne jõudnud kõik selles mõttemaailmas, et miks seal väga paljud laenu võtta üldse täna, on see, et võlg on halb. Ja see tuleb perekonniti ja see on nagu mindset, seal on nagu väiksest saadik, kuna nendel, kes 2007-2008 nagu pihta said, nendel on nagu väiksest saadik räägitud nagu oma lastele, et nagu ühtegi võlga ei tohi olla ja pangalaenu ka ei tohi võtta. Et pangalaenu ka halb, kodulaenu ka halb. Et see ajas see muutub. See ajas muutub jah, et võib-olla 10-15 aastat, et tegelikult inimese käitumine muutub aeglaselt. Aga palju seal laenu intressid olid sellest ka ütlen? Oli küll,
suht sama, et suht sama, et suht head pakkumised on. et ses mõttes vahet ei ole, 1,3-st hakkab seal, 1,4-st hakkab pihta, oleneb kõik kliendist ja sellest võitjast ka. Euribor on nii nagu meil on ja aga seal on maksudega veidike teistmoodi, et seal ei ole sellist asja, kui sa ostad midagi, siis ma nii täpselt ei jätnud seda meelde, aga seal on see 0,5 kuni 2% on siis olenevalt kes sa oled ja mis sa ostad ja nii edasi on government tax ehk kinnisvaramaks ja et ja seal notaritasud ei ole ka sellised nagu meil, et seal ei ole kuidagi tehingu väärtusest tulenevalt see paika pandud, seal on mingi ülimadalad need a la stiilis, et seal on võimalus, notarid on seal võimalus teha niimoodi, et kas sa teed oma lepinguga ja notar lihtsalt võtab tasu 75 euri, see on kõik odavam põhimõtteliselt, sa võid oma lepingu korteri ostu-müügilepingu teha, et seal ei ole seda, Eestis sa ei saagi teha niisugust asja. Reeglistik on ikka väga teine. Ja tegelikult siis on ka võimalus, et sa tellid notarilt lepingu, mille tema valmistab ette ja allkirjastad ära ja siis maksad 300 euri stiilis. Aga see ei ole kuidagimoodi tehingu väärtusega seotud nagu Eestis, et kui sa ostad siin 250 000 korteris maksad 1200 euri notaritasu, et see niisugust asja ei ole, mis on just aga kalliks teebki siis ka nagu see kinnisvaramaks nii-öelda tegelikult, mis seal on, et vastavalt sellele, kas oled siis firma või eraisik või nii edasi. Firmadel on see kõrgem, kusjuures väidetavalt kuni 6% või mõni ütles seal, et nüüd see langes, aga siis kohalikud ütlesid meile tegelikult see ei ole langenud, et aga meil seal keskkogukonnas oli üks härra, kes arvas, et need on langenud, aga tegelikult ma ei tea, see polegi nii oluline. Aga natukene asjad teistmoodi, aga kui rääkida üürist veel, siis seal on näiteks rendiseadus olemas. Et seal on reaalselt governmendi poolt update'itud üüriseadus, et mis kaitseb nüüd väga tugevalt ka tegelikult omaniku landlordi, ehk siis annab ikkagist parema reglementatsiooni, et kui sul on seal halb üürnik sees, siis tegelikult sa saad tast nagu lihtsalt lahti, et vanasti oli siuke nagu suures plaanis nagu Eestis, et sa põhimõtteliselt ei saanudki inimest välja visata. Et täna on nagu hästi selgelt see, ja see oli alles tulnud kas eelmine aasta või üle-eelmine aasta. Et suht värske, ühesõnaga uus seadus, mis võeti vastu ja toimib. Mis nad teevad siis? Colliers rääkis sellest, et me ei rääkinud seda sisu läbi, see ei olnud meie jaoks oluline, aga seal on see olemas, Eestis ei ole sellist asja nagu rendiseadus. Meil on ainult võlaõigusseadus, mis reguleerib. Üürileping on nagu. No, ja see on seadus. Meil on võlaõigusseadus, mis võlaõigusseadus reguleerib üürilepingut. Üüriseadust meil ei ole. Aga võiks, on ju. Samas, iga turg ongi natuke erinev, eks nende nüanssidega, kui keegi sinna läheb, peab ise tegelema. Mina oma jaoks tegin aru saama, et kui tootlus on sama ja kapitali gain on ikka alati see on siuke mõneti mänguline ja sa ei saa loota, et nagu kuskil nüüd tuleb mingi 3-kordne kasv, aga siin ei tule. Ma arvan, et nad ikkagi paralleelselt liiguvad ühtemoodi, et siin on lihtsalt sisenemisbarjäär kõrgem ja seal on madalam. Ja tegelikult sa saad lihtsalt kvaliteetsema kinnisvara ja nii ongi. Kindlasti on seal see võimalus ka, et seal, kui sa lähed ostad hooti nagu hästi palju tahad osta, et kui me ei räägi ühe korteri ostmisest või tahad stiilistad 10 juba osta või 20, siis sa saad nagu väga häid diile endale kindlasti välja rääkida. Et kuna paljud projektid, mis on väga head, näiteks siin Veegon on ka tulemas, mida me ühtegi räägiti meile, millel on hästi suur huvi, on Miere või Miara või kuidas iganes seda hääldati, on täitsa kesklinnas. Me käisime seal nagu piirkonnas ka, seisime selle sildi ees, kus see reklaam oli, kus see maja tuleb ja siis pärast kontoris meile räägiti ja näidati, et seal oli niimoodi, et esimesel päeval oli umbes 900 kontakti nagu, et nagu nad pole jõudnud seda isegi läbi töötada ja neil on nagu võeti lisainimene selleks tööle, et nagu jõuaks kõikidele infot anda nagu, et tegelikult on nagu siuke meeletu huvi. Ja kindlasti mõned projektid lendavadki teistest mõnest palju paremini kui nagu Eestis. See näitab tegelikult, et huvi on nüüd auto nagu. Jaa, eriti seal kesklinnas. Aga Riias on hästi oluline parkimiskoht. Seal nagu seal ei ole kuskil parkida lihtsalt. Et nagu, ja Riias on see suhe täna 0,75 või 0,7 parkimiskohti ühe korteri kohta. Eestis on 1,3 või 1,5 või 1,3. Ehk siis see vahe on suur, et seal on nagu tuntav see, et kui sa lähed maja ette, siis sa näed, et seal on nagu tuntavalt vähem parkimiskohti kui Eestis, kui sa näed arendust. Ja väga paljudel ei ole vaja sinna maa alla areneda, mis teeb ka ehitamise odavamaks, vaid on siiamaani saab maa peale teha. Aga mõned arendajad on juba teinud ka maa alla.
vot, see on siuke Riia kokkuvõte 34 minutit. Et lõppkokkuvõttes ma ei taotle siin ühtegi tõde ega vale aga soovitusi ei anna, aga lihtsalt see oli see nägemus, mida mina sealt Riiast sain. Kindlasti oli asju veel palju, kui keegi küsib, saab eraldi küsida või saan vastata. Aga üldine oli tegelikult positiivne, tegelikult oli äge, tore, et inimesed julgevad sinna minna ja äge on, et tegelikult eestlasi hästi tunnustatakse seal arendajatena. Ja kas mõni ütles ka, et ostab või? Teist või? Tead, ma otseselt kõigi käest ei küsin, meid oli 30 inimest. No jutuks ei tundnud. Aga broneerimistega ma vähemalt need, kellega mina seal hästi palju lävin, et ma küll aru kohe ei saanud, et keegi tormab. Et kindlasti oli huvitatud inimesi ka ja miks mitte, võib-olla keegi ostabki. See oli ka seda, et noh, et võt sellepärast ei osta mingi arutelu, et ei olnud otseselt. Pigem oli see, et mis ma nagu kõrvalt ise nägin vahepeal, et no ikka inimesed käivad ja vaatavad ja räägivad ja ei mõtle alati seda, mida räägivad. Oli see, et võib-olla mõned lõid endale ettekujutust, et seal on midagi veel paremat, aga tegelikult see on nagu suht sarnane Eestiga. Veel odavam lihtsalt. Jah, või veel odavam jah, et tegelikult päris nii ei ole. Et seal oligi näiteks käärid sees, et meil oli Jüri ka kaasas, see Propchinski, sorry kui ma su perekonnanime valesti ütlen. Igatahes ta on ka selle turuga ennast hästi kurssi viinud, kuna ta tahab seal neid välja osta ja optsioonina teha edasi, võib-olla müüa aina. Siis tema andmebaas näitas nagu ühte ja siis näiteks Luminor esitas meile, et keskmine ruutmeetri hind oli 2400, siis tema andme näitas 2700 ja tema võtab Cityfies selle, ehk siis see on tegelikult selline andmebaas seal Lätis, mida saavad kõik inimesed vaadata ja see on päriselt tehtud tehingute põhjal nagu andmestik, see ei ole nagu mingi meridiaan seal. Sa saad tänavapõhiselt, noh, sa saad väga täpsed andmeid seal vaadata. Ehk siis võib-olla tuli välja see, et kas siis Luminor polnud enda andmeid update'inud või neil oli mingi teine database, mida nad nagu arvestavad. Aga me räägime siin kogu aeg uusarendusest enamasti, on ju. Me räägime siin Soviet Unionitest, et need hinnad hakkavad seal mõned kortermajad võivad ka 300-400 eurot ruut olla, et see on hoopis teine maailm. Kõige parem võib-olla näide oligi see, et me oli see Hepsori üks arendus, see oli ka siuke hästi äge L-kujuga maja ja siis kõrval oli reaalselt siuke vana Soviet Union nagu, noh, reaalselt praod sees, trellid. See on ehitatud kuskile keskele vanade vahele. See vahe oli nii suur ja näiteks, et noh, seal oli ühetoaline uues majas, on ju, oli siis 130 000, on ju, üüri saada umbes siuke 600-650 öeldi mulle kohalikud siis esindajad. Nii palju. Jah, see oli hästi hea piirkond, see on hästi hinnatud piirkond, kus me olime. Ma ei tea, kus me olime, aga seal Riia ääres kohe kuskil. Kõrval naabrus on pisut kehva. Ja siis oli see, mina lihtsalt hakkasin oma peas mõtlema, arutlema, et kui ma ostan siin vanas Soviet Unionis nüüd korteri, ka 30 ruuduse või 40 ruuduse, ma ei tea, saan kätte selle poole odavamalt seal 40-50 000-ga, on ju, ja panen sinna 20 000 sisse, siis mu kogu kulu, no lihtsalt numbritega, on 60 000, on ju. Siis kas tõesti ma, noh, kui ma teen selle korteri tõesti sama ilusaks, nagu on Hepsoril, on ju, siis mina usun, et tegelikult sinna vanasse majja tuleb ka keegi, kes ostab ikkagi korteri sisemust, teda ei huvita see väline maja ja ta maksab, noh, mitte 600, aga maksab 550 mulle ja mu tootlus on nagu 12%, on ju. 450. No 500 isegi, ikka on tootlus kordades parem, on ju. Ja tal on samamoodi kommunaalid suhteliselt madalad, on ju. Et vanas majas seal tegelikult, kuna neid ühistuid ei ole, siis seal ei ole neid mingi kõrvalkulusid, ongi nagu oma elekter ja oma vesi ja haldusettevõttega on ka sul oma kopika see mingi kokkuleppe ja ongi kõik. Mandifondist rääkimata. Jah, täpselt. Et jah. Neil ei ole seda, et tuleb teha korda 30-ndaks kõik majad. Või seal ei ole seda. Nad ei ole Euroopa Liidus. Nali oli see praegu. Et seal ei päriselt, seal on 7 maja ära rekitud ainult. Et seal neil nagu mõjuvad, või meil tulevad seadused lihtsalt nagu kohe aktuaalsemaks ja nõuded tulevad. Ma arvan, et kõige suurem erinevus on ikkagi mindset, et eestlased, või no näiteks Luminor ütles meile hästi, et lätlane või noh, Riia inimene, et kui Eestis nad teavad ja Tallinnas on see investeerimise selline teeme korda ja kuidagi paigutame raha ja teenime raha on nagu hästi nagu kinnistunud inimestele kuidagi rohkem ja see nagu aktuaalsem see teema. Aga siis seal ei ole seda selleks, et ongi see 2007 või 2008, kui oli täitsa põhi, siis inimesed said seal ikka röögatult pihta, et seal nagu ikka noh,
inimesed läks kõige halvemini läks Lätil siis, kui see oli, selleks, et seal tol hetkel olid kinnisvara hinnad ikka retsilt laes ja siis nad olid ikka meist ees. Nagu seal olid hinnad veel kõrgemad kui Tallinnas. võib-olla ei mäleta. No seda rääkis meile Luminori esindaja, kohalik. Selles mõttes, et nad said kõvasti pihta, no kui sa mõtled, et 17 aastat on sellest möödas, kui põhi oli ja siiamaani ei ole mõnes linnaosas kinnisvarad hinnad nagu samasse tasemele jõudnud. See näitab seda, et seal olid hinnad ikka väga-väga kõrged. Ja siiamaani on mõnel siuksed laenud peal, et nad ei saa. Igatahes räägime siis sinu sellest PAE25 mõttest. Sul on seal vist mingi objekt müügis ja siis lihtsalt me jälle ei anna ühtegi investeerimissoovitust, sellepärast et see on gambling, ma nimetaks seda natukene. See on võimalus. Aga see on võimalus ka, kui kellelgi on julgust, raha üle noh, seal PAE25 on siis see kurikuulus maja, mis mille põles. pööning ära põles ja altkorrused said suuri veekahjustusi. Kindlustusega on seal Lasnamäel asjad pooleli, vaidlused ja üks inimene tahaks oma 50 ruuduse katusealuse korteri omandina ka ära müüa. No see on põrandavind rohkem tegelikult, on ju? Põrandavind on rohkem, tegelikult läbi 2 korruse korteri, et tal on siis elutuba, köök ja pesemisruum ja üleval on siis magamistuba ja vist oli tualett. Meil ei ole ühtegi pilti näidata ilmselt. No mul on pilte, kui keegi tahab, siis saab küsida. Ma tegin katusel pilte, tühjal katusel. Aga mis sa siis näed, miks see nagu hea on? Räägi siis oma nägemust sellest. Täna soovib inimene ära seal müüa. Väga paljud tahavad müüa. Seal on jah, seal avalikult on 3-4 vist suuremad korterid müügis. Aga meil on, ta oli vist enam 50 ruutu ja 45 000 sooviks selle korteriomandi nagu ära müüa. Seal igakuised kulud on 150 €, seal on siis mingi väiksed kommunaalid maja ja siis on advokaadikulu. Ja siis see kulu on nii kaua, kui nüüd lõpplahendus seal kohtus tuleb. Millal see tuleb? Et täna või on lootust? Seda ei ole teada, aga noh, pidevalt ikka lootust antakse. Ja siis plaan on see, et selle kindlustuskuludega saaks uue katuse ja katuse alusel need korterid nagu karbina välja ehitatud, musta karbina. Ja siis kindlustuse katab kuidagi korteri sisemise ka? Ei. Need kindlustused on lõpetatud. Ammu läbi juba. Eks oma rahadega tuleb investeerida musta karpi? Siseviimistus, sidustus, kõik niisugused asjad. Elekter ja kõik muud asjad ka? Jah, kõik kommunikatsioonid ka korteri sees. Okei. 45 000, täna remont 1000 € ruut. See on siis ütleme selline 40-50 000 sisustamine. 90 000 sisustamine, 10 000. Ütleme 100 000 ja siis täna sellise korteri müüks võib-olla 140 000. Okei, ehk siis 40% justkui võiks olla tulevikus potentsiaal. Aga teadmata aega on nagu see risk. Aastaid võib minna jah. Seda ei tea nagu. On need teised korterid, mis seal on, oled vaadanud, need on ka 200 või 100? Suuremad olid. Ainult suuremad? 300 100 ruudused ja sellised olid müügis. Nendes küsiti mingi 70-80 000. Eks sellega ongi see kõige suurem risk, mis ma ise näen, et mul on ka küsitud seda, et kas võiks sinna osta. Et mina isiklikult näegi seda, et see teadmatus ajaraami mõttes, et võib-olla samamoodi ma räägin, mul on ju seal tegelikult mu sõber, kes on nagu sealt üks eeskõneleja advokaatide poole pealt, aitab vähemalt seda ühistut. Ma ei tea, kaugel nad on selle asjaga, ma pole rääkinud, aga tervitades Joosep, kui vaatad, aga ma võin talt vabalt küsida, aga ega keegi garantiisid anda ei saa, et see ongi see risk. Igatahes tundub, et nagu suheldakse oma vahel vähemalt kindlustus ja ühistu ja elanikud ja kõik seal nagu proovivad leida lahendust nagu. Nii et kui kellelgi on julgust ja vaba raha, siis küsige lisa. Selline võimalus on. Küsige lisa. Mina mõtlesin täna näitab natuke seda, et meil on alati mitte avalikult pakkumises igasuguseid ägedaid asju, millest me kuskilt portaalides ei pasunda, sellepärast, et need on mitte avalikud, mis tähendab seda, et mitte et inimesed ei tahaks ja ei julgeks seda presenteerida, või et me ei võiks. Lihtsalt on see, et neid ei panda avalikult üles, kuna see tekitab lihtsalt mõttetut müra ja siis saadetakse otse nii-öelda klientidele, kes võiksid potentsiaalsed huvilised olla. Täna ma mõtlesin, ma jagan ühte hiljuti, mis me nii-öelda varamusse siis tuli või.
portfelli pakuti nagu jah. ja seda ma tean, et see on küsiti, kas on ostjat, kas tahaksime meie ise koostööd teha nagu. Et tegelikult Tapa linna mina ise ei tunne, aga meil on Tapa 28 või tähendab Pikk 28A on pakkumises üks kinnistu, mis on tänaseks siis maja maha lammutatud. See on sinu see pilt. Siis on meil seal olemas täiesti ehitusloaga projekt. Siin telekas on see. Telekas tuleb see pilt, et näeb, kes näeb, kui kellelgi tekib huvi juurde, siis Nad on kolmekordne, üks näidismaja on Kristiines Uue maailmas pidi. Uue maailmas on tegelikult täpselt sama maja, sama ehitaja poolt, kes ehitas ka seal ehitaja. Võib-olla ka ehitaja. Mitte võib-olla, vaid arhitektiga see oli. Ehitaja ka. On teinud juba ühe siukse maja, et nad on, kuna nad on ühe korra seda teinud, siis nad oskavad kindlasti juba seal olemasolevas uues projektis teha siis veel ökonoomilisemalt selles mõttes, et teha optimaalsemalt ja mitte nii palju raha kulutades siis ehitada samasugune asi üles. Aga mis selle korterprojekti minu arust nagu ägedaks teeb, on see, et seal üleval on, kui siit telekast natuke näete, vaatate, siis on sellised hästi suured loft avatud korterid. Suuremaks pilt. Et jah, ma saan suuremaks ka teha. Et on siin siukene, ja siin on siis vahesein, et siin on kaks korterit justkui nagu üks on ühel pool, üks on teisel pool ja teisel pool maja täpselt samamoodi. Et on selline hästi, hästi äge projekt tegelikult. Ja see maja tegelikult ei näe üldse ka halb välja. Et disaini mõttes ta minu arust on täitsa okei, eriti kui me räägime Tapa linnast. Ta asub seal Pikal tänaval, kui keegi teab, siis põhiraud selle jaamast on ta mingi 10 minutit jalutada. Jah, et on lähedal. Sa oled ju käinud seal, sa ise käisid seal enne. Üks ise disaini pilt sellest ühest nagu justkui katusekorterist, mis seal siis võiks ja saaks olla. Ja näiteks Uusmaailmas seal ka on, et on siuke hästi avatud suur kõrge elutoaga siuke elutuba köök ja siis on seal teisel korrusel siuke ka magamistoad ja ruumid. Ühesõnaga hästi, hästi kihvt asi võiks olla. Kui keegi huvi tunneb, siis andke märku, et seal on see võimalus lihtsalt, et omanik on valmis ka ise jääma projekti sisse, andma kinnistu, pärast siis ühesõnaga kokkulepet saab erinevaid teha, et see ei tähenda, et peaks kohe välja ostma ja siis saad ise ehitada, et on võimalus, et kinnistu jääb alguses omanikule ja siis ehitatakse ja tehakse kokkulepet siis, kuidas kasum jaguneb ja nii edasi. Et siukseid täiesti tavapäraseid praktikaid kasutades on võimalik tegelikult mingi hea sümbioos luua. Et selline tore asi. Siis tegelikult mul on, tahtsin üldse lahti teha selle, mul on siin objektide all selline tore kaust, nagu mitteavalikud projektid. Et huvi pärast näitan teile siin aadresside niikuinii näe, et see on nagu hunnik projekte, mis on tegelikult mitteavalikult ja me räägime siin investeerimisprojektidest siis. Et need on sellised projektid, kuhu saaks midagi teha, kui keegi tahab. Aga miks neid ei tehta ongi siis see, et võtame näiteks Tapa. Mina isiklikult ei tea Tapast mitte midagi. Marti ka ei tea, ta pole seal elanud kunagi. Et võib-olla lihtsalt tahtsin sinuga arutada seda, et kuidas inimesed otsustavad lõpuks. Et mina isiklikult nii palju, kui mina olen suhelnud ja näinud, siis inimesed ikkagi lõpuks otsustavad natuke selle järgi, et esiteks, kas nad tunnevad piirkonda. Ja kui nad tunnevad ennast selles piirkonnas kindlalt, siis nad nagu julgevad seal midagi teha. Et ma ei usu, et täna Tapasse läheb arendama inimene, kes on põline tallinlane ja ta pole elus nagu põhimõtteliselt Tapaga midagi seotud olnud. Sest ta lihtsalt ei tea seda turgu, ta ei tunneta seda, aga samas kui sa räägid kohalikega, siis või nagu kes seal elavad ja on käinud on ju, et usuvad jällegi, et see asi võiks toimida. Et see on iga piirkonnaga niimoodi, et see ei ole ainult nagu Tapaga niimoodi. Et kui me võtame siin Kohilas pidid nagu ridakaid tehtama ja pidid jumala hästi minema, aga kui sa ütled nagu täna Kohila, siis palju teeb, kus Kohila ongi, mis suunas sa minema peaks hakkama. Aga et igal pool arendatakse tegelikult. Et küsimus ongi minu arust selles, et kui arendajad mingi otsuse teevad, ka väikearendajad, siis need kindlasti lähtuvad mitte ainult Excelist, et numbriteks kokku joosta, vaid tegelikult ongi see, et kas nad tunnevad piirkonda või siis nad teevad väga tugeva eeltöö, küsitlevad seal kohalike. Kas te tahaksite uut maja osta? Kasumi nägemine ei aita nagu jah. Ei aita jah. Et see, et Excel jookseb ilusti kokku, ei tähenda, et tegelikult sa see korterit maha müüd, et võivad sulle kätte jääda ja tegelikult on nagu jama majas. Et
et või siis näiteks ma tean, et Kehras oli üks arendus, ma ei tea, kas see on siiamaani müümata või midagi, et ma ei tea. kortermajade arendus, et noh, see laiseb, on ju, kui keskmine tallinlane teab, et see laiseb, siis võtan enda näitel nagu. Teatud tuulega ainult, aga no ikkagi tuul võib iga päev muutuda. Et nii on, ühesõnaga neid loominguid on palju. Mul ei ole arvuti sees, ta ütleb, et 30% on mul arvutist jäänud, aga mul hakkab 10 minutit pärast niikuinii läbi saama. On meil veel midagi, mida me tahame kindlasti kõigile jagada? Täna on ikkagi näha oma portfellis, et objektid, mille vastu huvi ei tunta. Siis on ainukene põhjus selles, et hinnastatud on ikkagi kõrgelt. Absoluutselt. Ja hindu läbi rääkides müüjaga, võib-olla ka kellega rohkem põhjendades, kellega mitte, siis leiab nagu peale hinna muutmisi huvilisi nagu. Ühesõnaga loogika on see, et millest me enne ju rääkisime ka suga, on see, et kui sa tahad täna veel see aasta maha müüa midagi, siis võiks tegelikult viimane hetk, kus võiks hinna nagu korrigeerimisi teha. No ütleme detsembris jaanuaris tahaks ära müüa, siis peaks praegu hakata. Mitte jaanuaris, see on juba järgmine aasta, aga tahaks detsembri seisuga ära müüa, siis tegelikult võiks nagu korrigeerida. Seks, et esiteks detsembris on alati see, et jõulud on nagu täielik vaikus, on ju. Et noh, inimesed valmistuvad jõuludeks ja aastavahetuseks on ära ja nii edasi, et noh, tegelikult ei viitsita tegeleda. Mitte tehinguid ei tehta, tehakse ikka. Aga väga keeruline on nagu ühiseid aegu leida ja tegelikult siis see võibki lükkuda nagu jaanuarisse. Kaab nagu inimestel huvi ka ära käia. Jah, absoluutselt. Tulevadki nüüd töö juures jõuluasjad, aastalõppu mingi kokkuvõtete tegemine või mis iganes. Ja tegelikult see läheb ka jaanuarisse natukene, esimesed nädal 2. Ja siis nagu alati olen näinud, et läheb nagu jälle aktiivseks. Kui kellelgi, ütleme ostjana väga ei pigista, et ta peaks nüüd see aasta ostma, siis ta ei osta lihtsalt lükkub. Tegeleb oma töö ja äraeluga parem ja kui ta midagi asjalikku ei leia ka, siis ta parem ei ostagi nagu praegu. Ja kui hind tundub kõrge, siis täna on ostjate arvamus, et ootan parem. Ja müüjate arvamus on, et mul ei ole kiiret paljudel. Ja siis kui küsib, et miks te müüte, siis ikka tahaks endale ka uue kodu osta aga müügiga kiiret ei ole. Müügiga kunagi kellegi kiiret, aga tegelikult on alati kiire neil. Lihtsalt nagu plaan on, aga kuidagi inimesed lükkavad oma elu edasi nagu kogu aeg nagu. Jaa, eks see on see emotsionaalselt see raske otsus jälle, et ma pean praegu kolima hakkama ja siis ma kujutan oma peas juba ette, kuidas ma pean kasti kokku panema, et see on nagu keeruline. Et lihtne mõelda, raske teha ja tegelikult ega kinnisvaraga on nii, nagu see soovitus on minu poolt alati, et kui tahad nagu liikuda, siis kõigepealt minu soovitus on alati müüga oma kinnisvara maha. Siis te olete turu peal palju võimekam, palju kiiremini saate reageerida, kui te midagi leiate. Et ei tasu hirmu tunda selle peale, et mul ei ole midagi leitud. Psühholoogiliselt sa oled ka teises võtmes, siis sa vajad seda. Et siis sa vaatad nagu teisiti neid asju. Tead, et sul on oma müüdud, sul on selle kõik korras, sul on aega seal kuu, veel 1,5. Sul on raha olemas. Sul on raha olemas. Kõik asjad on nagu saad minna osta, läbi rääkida, kaubelda. Täpselt. Lihtsamini. Kaubel saab kindlasti lihtsamini. Sul mingisugune pinge kaob ära nagu, kui sa nagu oled leidnud endale ostja. Et teinekord lihtsalt mõeldakse, et ma tahan enda korteri hästi kallilt müüa ja siis ma lähen nagu ostjana nagu siis hirmsasti alla kauplema nagu. Aga samamoodi ju suhtub ostjaga nagu tegelikult sinu kinnisvarasse ja hindadesse nagu. Et nii on jah, et see et kui ikkagi nädala 2-3 jooksul ostuhuvilisi ei ole ka peale hinna muutmist või siis nagu üldse müügiga alustamist, siis juba kui tõesti on väga eriline asi, siis võib-olla ongi vähe ostjaid, aga kui on tavapärane korter, siis 2-3 nädalat peaks ära näitama, kas on õiglaselt hinnastatud. Jaa, asukoht, aga kui asukohas on hind vale, siis tegelikult ei toimu ka mitte midagi. Jah, kuna võib-olla on konkurents ka nii palju suur seal piirkonnas inimestel valikut, et teised müüvad võib-olla sarnaste hindadega või kõrgematega, aga minnakse sinna läbi rääkima ja lõpuks müüakse see, kes müüb enam kõrgema hinnaga, müüb tegelikult palju odavama hinnaga ära lõpuks läbi rääkimiste tulemus on nagu. Jah, või siis tekibki surve, et sa oled pikalt müünud, sa leiad endale midagi, mis sulle meeldib ja siis sa annad jälle emotsiooni pealt liiga palju alla. Et hakkad kiirustama vaata, et versus see, et sa panedki kohe mõistlikult hea hinna, mitte kalli ega kõrge ja odava,
vaid ikkagi sa püüad seda maksimumi, aga sul on mõistlikult kõrge see, mis tähendab seda, et see ongi võib-olla maakleriga läbi arutatud või vähemalt mingi spetsialistiga või sa oled hindamisakti tellinud, et sul on selge ettekujutus, et ainuke soovitus on see, et ärge naabrite järgi oma hinda kujundage portaali hinna järgi, et see on nagu tihtipeale vale ja see käärid lähevad nagu suureks ja siis te võite pettuda selles, et oi, ma panin need 20 000 peale alla laskma, muidu ma ei saa nagu müüa. noh, paljude arvamus on ikkagi endiselt see, et minu korter on paremas korras, asjad, muud nüansid on paremad kui selle teisel, kes müüs. Absoluutselt nii on. ja teinekord tuleb välja lihtsalt, et see naaber ütles sulle vale hinna, millega ta müüs nagu. et müüs tegelikult palju odavamalt ära. jah, et diile te ei räägi. Kuule, aga tõmbame siis kokku, et mina ütlesin nädalasoovituse ära, tahad sa ka midagi öelda? et vihma küll sajab, aga püüame siis rõõmsat meelt säilitada. hoiame rõõmsat meelt ja tegutseme. oleme tegusad. teeme nii. toredat nädalat. Näeme juba notaris. Tšau.